Tere taas, head sõbrad, oleme jõudnud novembrikuu keskpaika ja läheme ja liigume mürinal ikkagi edasi. Parempoolsete taskuraadio, mis toimub, on taas teie ees uue episoodi või osaga. Oleme siin juba pea üle 70 episoodi teieni toonud. Üks päev vaatasin, et arvuldaselt palju, ei tundugi, et oleks nii palju koos käinud, aga näete, paberi valeta ja faktid on õiged, mis selle kohta ikkagi räägitakse. Tundub praegu võib-olla, et meie poliitilises elus on natukene väikene selline paus tekkinud ja paratamatult vahetult peale omavalitsuste valimisi on kõik asjad ja teravikud maha lihvitud ja natukene seatakse ilmselt atra. Küll aga ei seata atra siin veel selles vaimus, et rahunemise märke näha ei ole kindlasti Tallinnas. Tundub, et Tallinn on vist jäänud siin kõige viimaseks üldse Eesti omavalitsustest, kus see koalitsioon nagu kokku saadud on. Ehk tegelikult koalitsioon kokku saadud on, aga veel ikkagi käiakse laua taga. No siin miks selline venitamine ja kellele see selline venitamine ikkagi kasulik on? No seda on küsitud väga palju, aga kuskilt sellist, ütleme, arusaadavat põhjust ka välja ei tule. Seda on küsitud ka isamaalaste endi käest, et miks te ikkagi siin venitate ja millest teil probleem on? No praegu nad ju, ma päris nõus ei ole, nad praegu enam ei venita. No ja nad tegelikult käivad koos ja võtavad punkti jäävad läbi. Millest see mulje kindlasti jääb avalikkusele, et on mingi seisak on see, et Isamaa kauples endale esimeseks valitsemise pooleks linnapea koha ja siis ei ütle seda linnapea kandidaati välja. Minu arvamus on, et nad ei tee seda selleks, et siis saab hoida kogu seda tähelepanu, avalikkuse tähelepanu selle linnapea kandidaadi ümber. Siis ei pea rääkima sellest, milliseid jutumärkides toredaid punkte Keskerakond sinna koalitsioonileppesse sisse surub. Et siis ei pea neid õigustama, et siis saab kogu aeg, kui need ühel hetkel see koalitsioonileping avalikuks saab, siis saab tähelepanu tõmmata nagu inimeste peale. Et sellega nagu tavaliselt seda fookust väga, väga paljudele teemadele jätku ja siis kõik jauravad selle linnapea kandidaadi ümber. Aga muidugi ma olen nende kriitikutega nõus, kes ütlevad, et tegelikult on nagu absurdne olukord, et käivad koalitsiooni läbirääkimised ja siis üks mees istub paberkott peas siis või ei tea või üldse ei istu kusagil. Et kuskil on või naine vabandust, et kuskil on keegi, aga see keegi hakkab seda koalitsioonilepet täitma. No täpselt, see inimene peab olema ju selles samas ringis ikkagi. Kui see ei ole, see oleks ju absurd ju. Kuidagi. No praegu tundub, et ei ole, aga ta peaks olema ju kursis, et mitte ainult sellega, mis see kirjasõna seal täpselt, mis sinna iga punkt sinna lepingusse kirja on läinud, vaid sellest, mida seal koalitsiooni läbirääkimiste lauadega arutati, sest suur osa sellest ju on sellist suulist arutelu, mis jääb inimestele mällu. Et kuidas koalitsioonid toimivad on niimoodi, et ühel hetkel võtab üks koalitsioonipartner võtab selle lepingu välja, ütleb, näed, selline punkt peame ellu viima. Ja siis teine pool ütleb, mäletad, me ju lauadaga rääkisime, seal olid ka need nüansid ja need nüansid, on ju, me ju leppisime sellest kokku või me rääkisime sellest, et see tuleb pärast seda. Ja siis hakatakse, kui inimene, kes seda koalitsioonilepet täitma peab, on nagu kuu pealt kukkunud selle leppega, siis tekivad tal väga mitmed sellised olukorrad, kus ta ei saa aru, kuhu ta sattunud ja mida ta tegema peab. Et selles mõttes veider olukord. Samas ma olen nõus ka nende inimestega, kes ütlevad, et me võime ju rääkida sellest, et see uus linnapea tuleb meile apoliitiline, et ta ei ole kuskil parteis, aga tegelikult nii kui ta linnapeaks saab, ta on ju juba poliitiline. Ja muidugi, siis ta on kohe poliitik. Aga miks see sellist jura üldse siis ajada, et tuleb selline apoliitiline isik kuskil sealt inimeste seast, ma ei tea, see on hämamine käib kogu aeg. No, olen lugenud siin viimastel päevadel ka, vist Urmas Reinsalu on ise öelnud välja, et nad on, Isamaa on pidanud läbirääkimisi mitmete inimestega, et neil on mitmeid variante selle isiku osas, kes Tallinna linnapea positsioonile tuleb. Mina ei tea, kas see nii on, ütleme, et kas see on lihtsalt väide või on tõepoolest olukord selline, et Isamaal veel ei olegi linnapea kandidaati ära otsustatud. Totter on see lugu igal juhul, ma olen nõus jah,
sellega, et osaliselt on see kindlasti poliittehnoloogiline manööver, meedia tähelepanu, kui sul on nagu kõrvutada nii-öelda mingisugused sisuteemad ja persooniteemad, siis meedia tähelepanu alati nihkub rohkem persooniteemadele ja sellega saab fookuse kõrvale nihutada, aga tervikuna on see kindlasti juba siin varem välja öelnud, et kogu see täina koalitsiooni moodustamine nüüd Isamaa ja Keskerakonna läbirääkimistel minu jaoks nagu tähendab mõnes mõttes nagu valimistulemuse umbusaldamist või iseenda umbusaldamist Isamaa poole pealt, sellepärast et meil on Eestis erakondlik demokraatia ja valimised on just selja taga, ehk on valitud erinevate erakondade saadikud volikogudesse, kes nüüd moodustavad koalitsioone ja nende ülesanne peaks olema nüüd oma poliitilisi lubadusi ellu viima hakata läbi poliitilise nagu mandaadi. Ja selles kontekstis hakata rääkima, et me peame nüüd leidma hoopis kuskilt kõrvalt apoliitilise linnapea, see mõnes mõttes tähendab ju seda, et öeldakse otsesõnu välja, et see valimistulemus ei tähenda väga palju mitte midagi. Et otsime kõrvalt mingisuguse nii-öelda tehnokraadi, et selliseid, kes siis hakkab linnavalitsuse üle valitsema, et siis tekib ju tegelikult õigustatud küsimus, et milleks me neid valimisi siis peame, ütleme, kui kõrvalt tulevad tehnokraadid, et ma arvan, et see ei ole nagu väga, see ei ole jah nagu üldse nagu hea tava, et ja ma arvan, et see ka ei lõppe Isamaale väga hästi, et kui tõepoolest tuuakse kõrvalt poliitilise kogemusega inimene, kes ka ei osale koalitsioonilepingu nagu läbirääkimistel, siis varem või hiljem viib see arusaamatusteni selle koalitsiooni sees ning ka selle linnapea ja siis tema linnapeaks toonud erakonna ehk Isamaa vahel. See on nüüd aja küsimus. Urmas Reinsalu oli linnapeakandidaat, eks ole, ja ta ka vastas otseselt küsimusele, et kui tal võimalus tekib, siis ta läheb linnapeaks. Aga kujutame ette, et nüüd varsti tulevad Riigikogu valimised, Urmas Reinsalu on peaministrikandidaat. Urmas Reinsalu ütleb, et ta asub peaministriks, kui ta saab, et kas siis tuleb samamoodi mingi paberkott peas mingi Reinsalu ütleb, et ei, tegelikult tuleb mingi suvaline mees kuskilt kapist või naine, kes hakkab siis nagu riiki juhtima, et kui analoogiat tõmbata, et tegelikult on see absurd, aga ma tahaks, mul ikkagi kiusatus on ette lugeda Isamaa Tallinna piirkonna esimehe Riina Solmani väljaütlemist, et nüüd tuleb tsitaat. Nii olulise figuuri nagu Tallinna isiku nimetamise protsess peab olema nii delikaatne, et me ei põhjusta isikule endale, tema keskkonnale, lähedastele probleeme. See on nii uskumatu. Selle probleeme. Hakkad mõtlema, kuidas inimene kujutab ette poliitika tegemist, kui niisugust üleüldse tähendab, et ma saan aru, et Riina Solmani ettekujutus oleks kõige parem, kui see linnapea isik jääkski saladuseks ka siis, kui ta ametis juba on, sest muidu ta paratamatult võib tekitada tema keskkonnale ja lähedastele mingit probleeme, eks ole, et inimest kritiseeritakse midagi, et katsume hoida, võib-olla hoiakski siis lõpuni peaks välja niimoodi pausi, et keegi ei saagi teada, kes linnapea on. Aga tegelikult see on ju äärmiselt kurb, kui niimoodi ikkagi toimitakse, sellepärast et olgugi, ma ei tea, kui leitakse tõesti võib-olla sobiv kandidaat, on igati ontlik inimene, kõik korralik ettevõtja või keda iganes, kui nad otsivad sellist apoliitilist figuuri, siis tulla mingiks 8 aastaks enam-vähem, isegi praegu vähemaks, mingit see sousti sisse, kus täpselt aru ei saa, mis toimub. Ma arvan, et kui sa nagu nii-öelda padupoliitik ei ole, siis on see ikkagi, ma ei tea, kas sa viitsiksid oma karjäärist panna 2 aastat selle nimel ära kulutada. Siin võib-olla hea küll, Urmas Sõõrumaa võib-olla oleks sellega nõus, tal ei ole seal midagi kaotada, võib-olla veel keegi selline, aga ütleme tõesti, nagu nad siin räägivad, et selline tõesti mees nurgast või naine nurgast, et kuskilt täiesti tundmatu isik, ma ei tea, kas sellel on selle isiku jaoks üldse sellist motivatsiooni. Minu meelest on see natukene isegi laiem probleem nüüd, mis Tallinna valimistulemuste näitel on lahti rullunud, et kui me vaatame valimistulemust, siis täna juhib riiki nagu Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus, kus siis üks valitsuserakond
tegelikult kohalikel valimistel tabas neid Eesti 200 ju täielik nagu häving, nad on esindatud ainult Tartu linnavolikogus, Reformierakond sai ajalooliselt nõrgima tulemuse, ehk need reitingute numbrid selles mõttes vastavad tõele, et täna on riiki juhtimas valitsus, kellel on võib-olla heal juhul 10% elanike toetus. Ja selles valguses läheb ju küsimus kohe selle peale, et kus on siis see alternatiiv ja nii-öelda valimisedu nautinud Isamaa, kes on ka reitingutabelite nagu tipus, näitab tegelikult, on näidanud minu meelest valimiste järgsete käikudega mitte ainult Tallinnas, vaid ka mitmel pool mujal suuremates linnades, aga eeskätt Tallinnas, et tegelikult see erakond ei ole valmis võimuvastutust võtma. Et me oleme üpris naljakas olukorras, kus meil on täielikult toetuse minetanud valitsuserakonnad ja tegutsemisvõimetu, suhteliselt nagu võimetu opositsiooni juhterakond. Et selles mõttes on poliitiline maastik ikkagi nagu täielikus turbulentsis. Aga huvitav on see, et vaadata nüüd, mis on siis saanud koalitsiooni läbirääkimistel üldse suuremates linnades Eestis, siis Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu. Mitte kuskil ei saa linnapeaks võitnud erakonna linnapeakandidaat. Jah, täpselt. Et ülimalt kummaline olukord. Sellist asja vist taas ikkagi poliitajaloost Eestis ei mäletagi, et oleks nii olnud ikkagi. Võitnud erakond on ikkagi selle koha kuidagi suutnud täita, vähemasti siiamaani. Võib-olla ma eksin. Aga Narva tegelikult on ka selline väga kriitiline piirkond, kus väga palju ikkagi vägikaigast veeti ja siis lõpuks Katri Raik ikkagi Mihhail Stalnuhhiniga siis leidsid, et neil on ikka ühisosa olemas ja selle koalitsiooni siis moodustasid. Tõsi ka õhkõrna, et tegelikult arvestades Narva seisu, siis seal võib igasuguseid asju iga volikogu istungi juhtuda, et keegi mõtleb midagi ümber. Me oleme siin saates rääkinud ka Mihhail Stalnuhhini ja Keskerakonna omavahelisest pikast vihast ja see hoiab seda Katri Raigi ja Stalnuhhini koalitsiooni koos, vähemalt esialgu, ma usun. Et keskerakondlased ei saa nagu jutule siis ilmselt Stalnuhhini poole peal. No ja eks seal pakkumised käivad kogu aeg edasi-tagasi, üritatakse inimesi üle tõmmata ühele või teisele poole, et see on ju ka varasematest kordadest näha, kui ebastabiilne see alati on olnud. Tegelikult nagu kummaline, et ei suudeta nimekirjade koostamisel siis seda arvesse võtta tegelikult, et pannakse nimekirja endale sellised inimesi, kes on nii kergesti üle ostetavad, et see on minu arust nagu arusaamatu, et nagu ju see kiusatus on nii suur, et saame selle inimese oma nimekirja ja tema siis selle portsu häälekesi saame nagu oma poolele, aga ei mõelda siis paar sammu ette, et mis edasi hakkab saama. Ja see on ka nagu klassikaline see, et kui ei mängi erakonnad, vaid mängivad väljakul igasugust valimisliidud, et mida me oleme siin ka korduvalt kritiseerinud, et mis moraalne kohustus on inimesel, kui ta kandideeris Stalnuhhini valimisliidus või Katri Raiki valimisliidus või keda ta siis lõpuks esindab. Tihti need inimesed veel erinevate erakondade liikmed ka Katri Raiki nimekirjas näiteks, et kelle ees nad üldse mingit vastutust siis tunnevad lõpuks, mitte kellegi ees. Siis tuleb keegi teine, teeb parema pakkumise ja nii ongi, nii lihtne ongi. No taas tegelikult nende valimiste taustal on hakatud juba ka raha lugema ja teatud sellised esimesed kokkuvõtted on tehtud, kes kui palju seda raha siis raiskas valimiste peale, kulutas valimiste peale. No seal on taas ikkagi tipus need samad erakonnad, kes Eestis ka juhtiverakonnad on praegu reitingute tulemuses. Ja vähe tegelikult, selles mõttes see tabel, ta näitab ära, kui palju keegi kuskil panustas, aga see teine pool, mis sellest tabelist siis välja tuleb, on sotsiaaldemokraatide ettepanek ikkagi hakata mingisuguseid piire peale panema, sest täna on kõik see ikkagi piiritlematu. Sa võid ikkagi sinna manustada päris hulga raha. Nende ettepanek on siis see piirata eraisikute puhul 100 000-ga. Sinna alla käivad ka, ma saan aru, nende mõttekohaselt erakonna liikmed, et temad ei tohi ka üle 100 000 aastas panna ja siis ütleme, oleks ta siis juba erakonnale 1 miljon valimiskulutuste piirmäär valimiskampaaniaks.
no Tõnis, kas tundub see selline loogiline, et tegelikult kui me neid numbreid vaatame, siis eelkõige jah, jutt käib ju sellest, et teatud isikud on oma mõjuvõimu, väga palju rahalist mõjuvõimu erinevates parteides siis hakanud omama. Et kõigepealt võib-olla meie kuulajatele ka teadmiseks, et kui räägitakse valimiskulude aruannetest, siis see süsteem on aja jooksul veidikene nagu muutunud ja erakonnad otseselt nagu eraldiseisvat valimiskampaania tulude-kulude aruannet ei esitagi. Et erakonnad esitavad Eestis kvartaalseid tulude-kulude aruandeid ja erakondade siis sellised tsentraalsed kampaaniakulud on nende kvartaalsete aruannete sees. Need, mis on praegu avalikkuse ette jõudnud, on siis erakondade nimekirjades kandideerinud kandidaatide poolt tehtud kulutuste aruanded ja siis ka valimisliitude aruanded, nii et selle lõpliku pildi saame ette siis ma arvan kuskil jaanuari keskpaigaks, et 10. jaanuariks on ka erakonnad oma viimase kvartali aruanded tavaliselt ära esitanud. Nüüd tulles jah, sotsiaaldemokraatide ettepaneku juurde, siis see on selline jant, mis on Eestis käinud juba tuleb iga nagu paari valimise korra järelt nagu taas üles, et ma vaatasin natukene, et sotsiaaldemokraadid on olnud siin jah, nagu selles nagu järjekindlad, et nemad on tahtnud kogu aeg piirata valimiskulude ülemmäära. Aastal vist 2012 oli see ettepanek 400 000 eurot, nüüd on see nagu 1 000 000 eurot ja siis teisest küljest ka ettepanek piirata siis jah, ühe isiku annetusi aastas 100 000 eurole. Et ma arvan, et need on jaburad ettepanekud, esiteks nad ei lahenda mingisugust sisulist probleemi ja kõik sellised valimispiirangud, meenutame seda, et Eestis kunagi keelati ära poliitiline värireklaam, öeldi, et oi-oi, et see tekitab nii-öelda visuaalset müra linnaruumis, segab nagu kodanikke, et keelame ära. Et siis nagu tekib poliitika valimisvõitlusesse rohkem debatti ja vähem plakateid. Kas see nii läks? Ei läinud, et sellisele välireklaami piirangu tulemusena liikus lihtsalt kampaaniaraha ühest meediumist nagu teise ja kampaaniate mahud on pigem ajas kasvanud, mitte kahanenud. Ja ka selliste piirangute pakkumine, esiteks nad ei hakka kunagi nagu tööle, et defineerime siis ära, et kui me võtame selle esimese teema, et valimiskampaania kuludele ülemmäära nagu seadmine, et mida me siis defineerime valimiskampaania kuludeks. Toon siin nagu sellise näite, et valimiskampaania ajal jah, erakonnad ostavad meediapindu, selle eest tavaliselt makstakse siis raha kas meediaagentuurile, kes seda nende jaoks broneerib, või siis ka otse erinevatele meediakanalitele kuni sotsiaalmeedia keeluni, näiteks ütleme, eks ju, metaplatvormile või siis ka otse näiteks mingitele portaalidele. See on üks kulu, aga teine kulu on sisu, mida seal makstud meediumites nagu näidatakse. Kes seda sisu toodavad? Sisu toodavad tihti poliitikud ise ja kui see erakond on valitsuses, siis tihti tegelevad sellega nende nõunikud. Ja meil on me oleme kunagi vaadanud parempoolsetes, et kui lüüa kokku Reformierakonna poolt ametisse nimetatud poliitilised poliitikud ehk siis nagu ministrid, Riigikogu liikmed, suuremate omavalitsuste juhid kuni viimaste KOV-valimisteni ja nende kõikide nõunikud, siis nad kõik on heas mõttes sisuloojad ja nende nagu ülalpidamiskulu maksumaksjale riigile on aastas kuskil 10 miljonit, millele lisandub siis 2 miljonit riigi toetust Reformierakonnale. Neil on 1,9 miljonit, mis täpsemalt Reformierakonna aastane toetus. Ehk siis selline valimiskampaania kulutuste ülempiir tõenäoliselt tähendaks nagu seda, et me hakkame piirama seda otsest nii-öelda meediamahu ostu,
aga me ei hakka piirama kuidagimoodi seda sisu loomise kulu, mida siis seal makstud meedias nagu avaldatakse. Ehk noh, see on iseenesest juba absurdne ja paneb erakonnad ka väga ebavõrdsesse situatsiooni, ehk annab eelise valitsuserakondadele, kellel on rohkem poliitilisi ametikohti võrreldes siis opositsiooniga või ka nagu Riigikogu väliste erakondadega, nagu hetkel on näiteks parempoolsed. Et noh, ma arvan, et selle ettepaneku tegelik eesmärk on erakondade turg veelgi rohkem lukku panna, veelgi rohkem siduda erakonnad lahti erarahastusest ja kinnistada erakonnad riigieelarve rahastuse külge. Ja kui me nüüd jõuame nagu tegeliku probleemini, siis minu meelest nagu tegelik probleem ongi see, et Eestis on poliitikas liiga vähe erarahastust. Me pigem peaksime erakondade toetussüsteemi muutma selliselt, et erakonna liikmed ja ka teised eraannetajad toetaksid erakondi nagu rohkem, sest see on ka üks nagu tagasiside vorm erakonna poliitikale. Parempoolsed on siin teinud ka omapoolse ettepaneku, et me jagaksime sisuliselt riikliku rahastuse 2 potti. Üks pott mitte suurendades riikliku rahastust, aga jagada seda siis nii-öelda 2, et osa laias laastus pool rahast võiks erakondadeni jõuda tänase süsteemi alusel, ehk siis nagu sõltuvalt valimistulemusest, ja teine pool sellest rahastusest võiks olla seotud erakondade poolt kogutud erarahastuse arvuga. Ja seal läheksid arvesse ainult väiksed annetused, näiteks kuni 1000 eurot isiku kohta aastas, kus siis iga eraannetus toob ühe riikliku annetuse euro juurde. Et sellisel juhul me sunniksime erakondi rohkem tegelema oma liikmete ja ühiskonnaga laiemalt. Tõnis neid suurusjärkuses rääkis, ma tooksin lihtsalt veel, et ettekujutus saada paremini, palju siis erakonnad riigilt raha saavad, et siin Tõnis ütles, eks ole, Reformierakond 1,9 ümardatult miljonit aastas, eks. Ja siis räägitakse siin, et eraraha tohib ühelt inimeselt võtta 100 000, eks ole. Või siis Keskerakond 812 000. Vähe muide, kõik on, eks ole, oigavad, neil on 1 miljon võlgu, aga sellises kontekstis ei tundugi nii hirmus, eks, kuidas nad siis eksisteerivad. Need samad sotsid, nemad läks Riigikogu valimistel kehvemini, neil on ümardatud 457 000 aastas. Saavad Eesti 200 näiteks 710 000 aastas, et erakonnal nagu toetust polegi, aga raha riigilt muudkui tuleb peale. Et selgelt, nagu Tõnis ütles, selline turu lukustamise eesmärk, seda enam, et kui me räägime sellest teisest ideest, siis et kus sa üldse tõmbad mingi piiri, et milline on siis nüüd tõesti täpselt valimiskampaaniaga seotud kulu, mis hetkest see siis pihta hakkab, et kui keegi teeb mõnda, ma ei tea, annab välja, paneb inimestel postkasti ajalehe, kõige lihtsam asi. Et kui valimised toimuvad märtsi alguses, kui ta paneb oktoobris, aga kui ta paneb novembris, aga kui ta paneb veebruaris, et millal see siis nagu valimiskulu, aga kui ta täna paneb on, et see piiri tõmbamine on nii mõttetu, aga jah, sotsidele mul on vastuettepanek, et kui nad ütlevad, et tuleks piirata ühe annetaja piirmäär 100 000-ga, siis lepiks ka siis kokku, et ka riigipoolse toetuse piirmäär on 100 000. Et siis oleks nagu võrdne. See oleks nagu aus mäng, et mitte niimoodi, et nemad võtavad riigilt väga suuri summasid ja siis sisuliselt tahavad nagu uutel tulijatel jalad alt ära lüüa sellega, et oleks olukord rahaliselt võimalikult ebavõrdne nende kasuks. No milleks seda kõike räägitakse, tehakse, eks üks põhjus ole ka see, et erinevad sellised jõukamad inimesed, eraisikud, ettevõtjad ei saaks ikkagi väga palju poliitikasse siseneda just läbi selle raha ja ka kui võtta siin aluseks kas või ütleme Isamaa ja Eesti rekordinimene rahastamises Parvel Brunsild, kelle siis ütleme summad, mis ta on paisanud ju siis erakondadele on üle seal 2 miljoni vist mingi see viimase top tabeli põhjal ja tema nagu
nii-öelda järjekindlus ka kohut käia sellel teemal, et kas ta ikkagi on see selline suur rahastaja või ei ole see suur rahastaja, siis tegelikult tekib küll imelik tunne, et mille vastu sa siis lõpuks nagu võitled, et alles osalesin kohtuprotsessil, kus siis hageb härra Pruunsild siis Kaja Kallast, endist peaministrit ja praegu siis Euroopa kõrget välisametnikku ja mis on siis asja sisu, kui ma hakkasin lõpuks ikka kuulama, mille üle vaieldakse, siis tegelikult tuli natuke tõesti nagu niisugune imelik tunne peale, et kas tõepoolest on vaja selle pärast käia kohtus, aga järelikult on ja selgitan kiiresti lahti, mis seal on siis üks 2023. aastal toimunud pressikonverents, kus siis toonane peaminister Kaja Kallas 6. juulil väidab siis seda, et linna peal räägitakse, et härra Pruunsild on siis teatud tingimuste loomiseks rahastanud praegu just mingisuguse rahasüsti andnud Keskerakonnale ja EKRE-le selleks, et nad siis muudaksid oma sellist suhtumist ja hakkaksid seal siis toona kehtinud valitsuskoalitsiooni lammutama. Ja mille üle vaidlus käib siis, kas see on siis faktiväide või on see väärtushinnang? Selle üle vaieldakse siis. Mina oskasin seisukohta võtta. Linna peal räägitakse. Me ikka aeg-ajalt kasutame tihti seda väidet, et kuskil keegi on midagi sellist umbes rääkinud. Eks sellega tahetakse ju öelda seda, et on olnud mingisugused kuulujutud. Aga selle üle käiakse praegu kohut. Ma küsisin siis, et tarkade advokaatide käest, et kas on pretsedent Eestis? Ei kaugeltki mitte. Selle üle on juba enne ka vaieldud, isegi võib-olla on Riigikohtu vastavad otsused selle pealt olnud, aga ikka on vaja. Ja kuidas siis seda heastada? Siis peaks proua Kallas tulema lihtsalt rahva ette, kuna ta ei ole enam valitsuses, siis on ära märgitud ka 3 sellist kohta, kus peaksid toimuma pressikonverentsid, ka seal oli 2 hotelli ja üks oli Niguliste kontsert või see Niguliste muuseum, kuhu ta pidi oma pressikonverentsiga tulema ja siis ütlema, vabandage, aga mu väited olid valed. Ja see on selle asi, mille üle vaieldakse, mingisugust rahalist nõuet seal isegi taga ei ole. No ma ei tea, tundub selline täiesti natukene nagu mille eest me võitleme. Aga jumala pärast, iga inimese enda soov ja huvi on see. Jah, et kohtusüsteem on olemas ja kui inimene tahab kohtus käia, siis ütleme, et kui ta lõpuks on valmis kohtukulud kinni maksma, siis lasku käima, aga tagasi tulles veel selle rahastamise teema juurde, et kui ma arvan, meil on üks selge printsiip, mis meil on Eestis erakondade rahasustamise süsteemi juures algusest peale olnud ja millest me peame kinni pidama, et erakondade rahastamine peab olema läbipaistev. Ehk kui avalikkus teab täna seda, et näiteks Parvel Pruunsild on erakondade, absoluutsummas erakondade kõige suurem rahastaja olnud ja toetab erakonda Isamaa igas kvartalis 100 000 euroga. See on nagu teada fakt, mis jõuab avalikkuse ette iga kord, kui erakonnad rahastamisaruanded esitavad. Nüüd see fakt, mida ma eelnevalt mainisin, et hinnanguliselt näiteks Reformierakonna palgaliste poliitikute ülalpidamiskulu on aastas 10 miljonit. Sellised numbrid meil avalikkuse ette väga palju ei jõua. Ja avalikkus ei vaata ka nagu seda poolt, et kas siis need, tekib ju küsimus, kui me tuleme tagasi selle sotsiaaldemokraatide ettepaneku juurde ka valimiskulutusi nagu piirata. Et võtame siis, ka sotsiaaldemokraadid on pikka aega olnud valitsuses, et kui 3 kuud valimisteni nagu aega, siis millega tegelevad valitsuserakonna ministrid, millega tegelevad nende nõunikud, ütleme, eks ju. Ma julgen väita, et nad tegelevad 90% ajast valimiskampaaniaga, olles sellel ajal riigi ja maksumaksja nagu palgal. Selle kohta me ju mingisugused aruandeid nagu ei esita, selle üle me ühiskondliku arutelu nagu ei pea. Me arutleme nende eraisikute üle, kes erakondadele suuri summasid nagu annetavad. Aga tegelikult see proportsioon on kaldu hoopis mujale, ehk selle sama riigi rahast erakondade ülalpidamise suunas. Ja me peaksime sellest rohkem rääkima. Aga selle kohtuasja suhtes selgelt Parvel Pruunsild tahab võtta ära kõigilt isu teda kritiseerida, eks ole, ta tahab saada seda sama staatust, mis on, nagu Riina Solman ütles, võiks olla Tallinna linnapea kandidaadil või tulevasel linnapeale, et see on väga delikaatne, et keegi teda ei tohiks midagi kiusata, keegi ei tohiks talle midagi pahasti öelda, ei tohiks kritiseerida, eks ole, ta tahab sama staatus saada, samal ajal ta selgelt aktiivselt ise nagu poliitikat üritab mõjutada, et küll ta võtab telefonikõnesid isiklikult poliitikutele, ajakirjanikele, isiklikult
helistab väga mõjukatele toimetajatele ja nii edasi. Kõike head ei saa, et kui sa oled avalikus poliitikas, siis sa pead ka nagu taluma seda kriitikat. Ja ma arvan, et ühtepidi see isu äravõtmise soov, et lihtsalt väntsutad inimene enne, kui ta kritiseerib kedagi, enne 100 korda mõtleb järgi, et äkki ma saan siit mingi kohtuasja, eks ole. Et see on ju see plaan või soov. Aga eks see töötab ka teistpidi, et vaata, kui pidevalt meedias räägitakse, pidevalt on uudised, et kas siis mõjutab või ei mõjuta, siis jääb ju inimestele kokkuvõttes palju rohkem meelde, et ma üldiselt poliitikas soovitan alati 100 korda järgi mõelda, enne kui selliste asjadega nagu kohtusse minna, et mida rohkem kohut käid, seda rohkem inimestele just jääb meelde see, et midagi oli. Samas on ju siin tegelikult ka väga palju erinevate õigusteadlaste poolt ju välja toodud ka vajaduse, kas see üldse on nagu vajalik, sest et tegelikult teades, kui palju meie kohtud on hõivatud ja kui suure töökoormuse all ägavad, siis tegelikult mitte ainult see kaasus, millest me räägime siin praegu, Parvel Pruun siin, tal on veel mitu erinevat, on seal ERR-i vastu ja paljude teiste vastu ka veel. Aga on ka need samad YouTuberid ja blogerid ja kõik need see skeene või see seltskond siis iseenesest ka ju omavahel veel vaidlevad, kes kuidas kellele mida ütles ja siis lõpuks, kui sa hakkad kuulama kogu seda sisu, siis andke andeks, ei ole seal ju midagi sellist, mille üle siis vaielda, aga peab vaidlema ja nüüd minnakse iga asjaga kohtusse. Me oleme jõudnud sellisele ameerikalikule lävendile, tundub vahepeal, et nii kui sa midagi ütlesid, aga tõsi, seal on ka selliseid roppusi, seal on ka selliseid halvustavaid asju, mõnitavaid asju, et nende üle kindlasti tuleb ka mingisugune piir ikkagi panna, et sa oleksid ikkagi teadlik, et kuule, sõber, et kui sa hakkad niimoodi seal kuskil paukuma, olgu ta siis podcastid, sotsiaalmeedia või mingid muud väljundid, siis tuleks ikkagi sellele nagu tähelepanu pöörata. Täna tehakse seda tegelikult palju täiesti valimatult ju ja tegelikult päris räigelt. Eks blogerid ja YouTuberid teevad seda ka selleks, et lihtsalt tähelepanu ja klikke saada. Täpselt seda teevadki, kas Isamaa näide on ju... Neile on see kohtus käimine tasub ära, et nad saavad sellega nagu piisavalt palju tähelepanu ja sealt teistpidi saavad sellega omale käivet. Täpselt, nii ta on, kahjuks ta nii on, aga see kõik ju on vaja ju läbi nämmutada selles samas kohtus ju, ja ega seal ei ole nii, et minnakse lihtsalt sõbralikult kompromissil, seal ikkagi tahetakse asi lõpuni viia ja seal on ikkagi teatud summad teatud inimestel üleval, kes ikkagi nõuavad midagi, see on ju ikkagi tore pärast, äkki keegi sulle peab ka veel maksma seal midagi natukene. Nii ta käib praegu. Aga kultuurist võib-olla natukene pikemalt siis. Tegelikult juba mõnda aega tagasi oli ka Eestis ambus Istanbuli konventsioon, mis minu teada siis algas Läti parlamendist hoopis, kus seal sellele siis nii-öelda väljuastumissoovi avaldati. Läti parlament jättis kavalalt selle kõik uue nüüd parlamendi otsustada, et mis nad siis lõpuks sellega teevad, kuna Lätis on seal vist valimised kohe ka ukse ees tulemas. Et ila küllast siis teised otsustavad, et mis me sellega teeme. Vajalik konventsioon igal juhul ja kaitseb naiste õigusi, siin Eestis võeti ka sellest kohe tuld ja hakati sellega siin mängima eelkõige teatud erakondade poolt ja võib ju tuua siia võib-olla värskema näite ka Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimehe Rein Veidemanni juhtum, mis ka võib-olla tundub, et saab siin nagu väikseid paralleele ikkagi tõmmata. Kes ei tea, siis kiiresti käime üle, et Rein Veidemann siis kritiseeris tugevalt Eesti Televisiooni ühe saate isadepäeva külaliste valikut. See oli täpselt siis isadepäeval eetris, kus siis 2 meesterahvas siis oma perekonnaga olid seal lastega kohal ja selle koha pealt tõusis siis nüüd kriitika. Kas meil on siis nüüd võetud ette kultuur ja selle tampimine ka igasuguses formatsioonis või kuidas seda asja nüüd siis nagu nii-öelda suures pildis selgitada, et mis meil sellega siis nüüd toimumas on, et ka need protsessid on ju tegelikult väga palju tagasisidet ühiskonnas leidnud. Veel paar nädalat tagasi ei rääkinud Eestis mitte keegi Istanbuli konventsioonist. Kellegi elu ei olnud häiritud. Häiritud ei olnud ka kuskil. Keegi teadnudki, et selline asi üldse olemas on. Oli ammu ära unustatud just. Ja seda oli paar korda näha nagu teleuudistest Läti parlamendis tõepoolest
arutelu käis, seal on nagu hulk, opositsioonis on hulk selliseid nii-öelda väga populistlikke erakondi, ühti juhib Läti kunagiseks kolmest oligarhist kõige mõjukamaks peetud Ainar Šlešers ja teine on siis venemeelne poliitik nagu Roslikovs, kes on siis selline nii-öelda koosi retoorikaga poliitik Läti parlamendis, nemad siis tugevasti võitlesid selle eest, et Läti peaks Istanbuli konventsioonist lahkuma ja mis muutis asja nagu Läti kontekstis, siis oluliseks oli see, et see ei olnud siis ainult nii-öelda nende paari populistliku erakonna nagu karjatus, vaid siis üks valitsuskoalitsiooni kuuluv erakond otsustas selle algatusega nagu liituda. Ja tähelepanuväärne on nüüd nagu see, et Eestis toimusid samaaegselt kohalikud valimised, kus siis terve rida erakondi tabas ju lüüasaamine ja kohe pärast valimisi muutus Istanbuli konventsiooni teema justkui ka nagu Eesti sisepoliitika teemaks. Et tõsi küll, selle nii-öelda sae tõmbasid käima siin mingi osa sotsiaaldemokraatidest, kelle algatusel hakati siis Tallinnas korraldama nagu meeleavaldust, aga kohe sekkus ka peaminister Kristen Michal ja siis läks ka avalik arutelu nagu lahti. Kohe sekundeeris ka perekond Helme ehk EKRE, kes esitas siis ka Eesti Riigikokku eelnõu, et ka Eesti peaks hakkama arutama Istanbuli konventsioonist lahkumist, ehk nagu täiesti tühja koha pealt tõmmati käima selline nii-öelda kultuurisõda. Ja küsimus on, et miks seda nagu tehakse, et miks siis nii valitsus juhterakond, Reformierakond peaministri isikus kui siis EKRE sellega vahetult pärast kohalikke valimisi tegelema hakkasid. Ma arvan, et tulemus on valimistulemuses. Mõlemad erakonnad, nii Reformierakond kui EKRE said ju valimistel tugevalt lüüa. Reformierakonna peamise usaldusväärsuse kaotuse põhjuseks on Eesti kehv majandusseis, riigieelarve käest laskmine, inimeste elujärje kiire kahanemine. EKRE on ennast ise nurka mänginud aastate jooksul, et kui varasemalt oli ta nii-öelda peamine nii-öelda vastanduja võimueliidile, nüüd siis pikka aega on olnud EKRE suhteliselt sekundaarne erakond, ehk mõlemal on olnud nagu hädasti vaja leida sellist telge, kuidas omavahel uuesti vastanduma hakata ja kuidas see ühiskond sellistele hästi polariseerivatel teemadel tülli pöörata, et siis saaks tegelikult selles skaalas võtta nagu positsioone, asuda millegi eest võitlema või kellegi nagu vastu võitlema. Et see on tegelikult selline nagu täiesti nullist tekitatud poliitkonflikt, millel ei ole nii-öelda nagu tegelike probleemidega ühiskonnas midagi pistmist. Huvitav, mitu inimest Eestis üldse on tutvunud selle Istanbuli konventsiooniga või ma ei suuda küll tuvastada ühtegi inimest, kes kuidagi tunneks ennast mõjutatuna, et tema elu oleks sellest kuidagi paremaks või halvemaks läinud. Aga huvitav on, nad Lätis ikkagi leidsid väga suure kõlapinna ja seal läksid ikkagi päris tõsiselt. Just seetõttu, et valitsuskoalitsiooni üks erakond asus seda toetama. See on meie EKRE sarnane erakond, väga lihtne, et nad olid seal teisel pool koalitsiooni poole peal ja nemad nägid, et sellega on hea, seal on defineeritud seal suhteliselt kohmakalt seal konventsioonis, mis asi on sugu ja siis seal on küll ka vaidlus selle üle, taha koormata detailidega, et kas inglise keele sõna gender, eesti keeles on sõna sugu, aga inglise keeles on gender ja seks, mis mõningal määral tähendab natuke eri asju, aga sealt võib siis hakata edasi arendama, kas sugu on sotsiaalne konstruktsioon ja nii edasi, aga see ei ole seganud Eestis kellegi elu siiamaani. Et see on niivõrd otsitud põhjus, kui üldse on, aga
aga on hea vastanduda, et see, kui me valimistulemusi analüüsisime siin saates, me ütlesime, et EKRE-l on vaja mingit uut konflikti, mingit uut vaenlast, mingit uut sõda, mingit uut kultuurisõda kuskilt pealt ja nad on nii tänulikult haarasid sellest kinni, kui lisaks Reformierakonnale ka Eesti 200 ju iga Eesti 200 juhtivpoliitik pidas vajalikuks midagi hakata seletama Istanbuli konventsiooni teemal, et EKRE oli selle üle lihtsalt nii õnnelik ja nii tänulik Reformile ja Eesti 200-le. Ja sama teema on see Vana-härra Veidemann. ERR-i saade ja Veidemanni väljaütlemine ja jälle tühjast otsitakse seda kultuurisõda ja tõesti, nagu Tõnis pikalt kirjeldas, olukord on ju lihtne, et Reformierakond kogu aeg on lootnud sellele, et majandus hakkab tõusma, iga aasta nad on rääkinud meile seda majandustõusu, et inimeste elujärg hakkab paranema ja nad sealt pealt saavad selle uue hingamise. Aga seda ei ole tulnud ja ma seekord tõesti, me oleme siin arutanud ka, ma seekord tõesti usun neid ennustusi, et järgmine aasta tuleb majandus, olukord läheb paremaks võrreldes varasemaga, et mingi, mitte väga suur, aga mingi majandustõus meil tuleb, aga see ei jõua kohe inimeste igapäeva ellu, et kui sisemajanduse kogutoodang kasvab, ettevõtete käivet kasvavad, eksport kasvab, see ei tähenda veel otse kohe, et inimeste sissetulekud suurenevad, et see asi on alati mingi inertsiga. Ja ma arvan, et Reformierakonnal hakkab kohale jõudma, et see lootus, et majandustõusu pealt nad saavad uuesti taastada omal toetuse valijate hulgas, et see ei realiseeru. Et Riigikogu valimised on selleks liiga lähedal, et see neid enam ei päästa. Ja siis ongi see, et mis siis päästab, et päästabki selline vaenlase otsimine, sellisel kultuurisõja kunstlik ehitamine. Rein Veidemann, härra Veidemann on ERR-i nõukogu esimees, aga ma ei pööraks sellele liiga suurt tähelepanu, et ma arvan, et inimestel on õigus elada, nagu nad tahavad, Anu Välbal on õigus teha saateid, nii nagu ta tahab. Ja ma jätaks ka Rein Veidemannile õiguse pobiseda mingid väljaütlemisi seal, aga see ei muuda ju mitte midagi, me saame kõik sellest aru, et see, mida Veidemann ütles nii või teistpidi, aga et sellest see tehakse nii dramaatiliselt mängitakse välja, et see on just ühelt poolt tõesti EKRE-le, teiselt poolt Reformile ja Eesti 200-le, Eesti 200-le veel eriti, et neil on ju üldse täielik ideede puudus, et mida üldse oma eluga peale hakata, et siis mingigi hapnik neile saab näidata, et neid on justkui millekski vaja, kuigi tegelikult ei ole. No samas tegelikult ju ERR-i nõukogu, sinna kuuluvad kõikide poliitiliste parteide esindajad, kes on siis ju Riigikogus esindatud ka, lisaks veel eksperte sinna näpuotsatäis juurde. Aga see sama nõukogu istus ju koos päris pikalt siin kesknädalal või nädala alguses ja nad ei suutnud siis ka ära otsustada, mida siis nagu teha, et tegelikult sellist selget sõnumit ei olnud ju. Nad seal ka kalduvad siia-sinna, et me seal, Valdo Randpere ütleb, me seal arutasime erinevatel rahulikel teemadel või rahulikult arutasime ilma väga emotsioonidesse minemata ja kõik on nii, aga väga pikalt tegid seda ja ikkagi mingit resultaati ei olnud, et küsimus oli selles, et mida siis nagu edasi teha, et kujundage siis palun sõbrad mingisugune seisukoht selles osas, et kas seal on mingite normide vastu, moraalsete normide vastu eksitud või ei ole, aga nad isegi ei suuda seda teha. Eks Rein Veidemanni väljaütlemine loomulikult oli lausrumalus, aga eks inimestel ongi õigus, ka ametipositsioonil olevatel inimestel on õigus rumalusi rääkida, eks. Ja ma ütleski, et eks ka Valdo Randpere ja kõik teised said seal oma seisukohad välja öeldud, et läheks nüüd nagu eluga edasi, ma arvan, et ma olen siin Siimuga nagu nõus, ja ma ütlesin nagu välja, et Rein Veidemann rääkis rumalusi, aga ühe rumaluse rääkimise eest ei peaks hakkama inimest ka nagu hukkama nii-öelda ametkondlikus mõistes, et lõpetame selle jandi ära, aga tagasi tulles, et miks neid kultuurisõdasid niimoodi nagu üles kestakse, sellest me rääkisime, aga tegelikult on see ühiskondlikult üsna nagu ohtlik nagu trend, sellepärast, et siin saavad kokku siis nagu suuremate ja võimekate erakondade nii-öelda poliittehnoloogia ja
ekstremistlikud, äärmuslikud maailmavaated. Et kultuurisõjad on, ega ainult Eesti avalik ruum ei ole nende kultuurisõdade infoväljaks, et need toimuvad praktiliselt igas vabas riigis, kus on, ja ka poolvabades riikides, kus ei ole vabat meediat, kus on kontrollitud meediat, seal peetakse tihti nagu võimulolijate poolt neid kultuurisõdasid väga, väga agaralt, ütleme, eks ju. Aga mis on see nagu see ohtlikkus on selles, et kui me anname nii-öelda äärmuslastele tribüüni, siis kas olgu tegemist nagu vasakäärmuslastega või paremäärmuslastega, olgu tegemist neonatsi või feminatsiga, nad tegelikult ajavad kõik ühte ja sama asja, nad tahavad tegelikult üksikisiku vabadusi ja õigusi nagu piirata ja teha seda mingisuguses üldises grupi huvis. Ja see on selline nii-öelda põhiline nagu erisus ja ka põhiline koht, kus need äärmused tõesti nagu omavahel nagu kokku saavad. Et sellised, nii-öelda need, keda nimetatakse paremäärmuseseks, nemad reeglina räägivad ju sellest, et meil on vaja rohkem otsedemokraatiat, enamus peab hakkama nagu otsustama, rahvuse huvid tuleb seada nagu esikohale, ütleme, eks ju, et me oleme nagu ohus muidu ja ehk nad räägivad tegelikult sellest, et selline klassikalise institutsioonidel põhineva demokraatliku riigi korraldus meile nagu ei sobi ja me peame asendama selle nagu teiste normidega, kus me vaatame mingisuguseid nii-öelda kõrgemalt paika pandud nagu väärtusi. Ja mis siis nagu rullitakse üle inimeste õigustest. Ja teiselt poolt tulevad siis nagu vasakäärmuslased, kes kasutavad samasuguseid argumente tihti nagu, ja need põhinevad siis jutul nagu identiteedipoliitikast, nad räägivad sellest, et mingisugune grupp ühiskonnas on nagu rõhutud ja ei tegele mitte sellega, et siis nii-öelda selle konkreetse inimese probleemi lahendada, kes on võib-olla saanud kuskil kannataja. Või nad ütlevad, et sellele rõhutud grupile tuleb anda eelisõigused teiste rühmade ees, ütleme, eks ju. Samamoodi räägivad vasakäärmuslased sellest nii-öelda vihakõne teemast, mis on ka Eestis olnud ju poliitilise debati aluseks, ehk kus siis üritatakse kehtestada teatud nagu norme ja asju, millest ei tohi inimesed nagu rääkida või millest tohib rääkida ainult teatud nagu mingisuguses muus võtmes, et muul juhul ootab siin nii-öelda kinni minek. Et need on kõik sellised äärmuslikud vaated, mis on suunatud selle ühiskonnakorra lammutamisele, mille me 90. aastate alguses Eesti taasiseseisvuse näol nagu püsti panime ja mida tuntakse siis sellise klassikalise liberaalse demokraatiana. Siin on, eks ole, oluline on siin juures see, et tihtipeale need protsessid nagu algavad või selle teema kisub üles, mine pigem selline mingi paremtsentristlik või vasaktsentristlik erakond ja teevad selle suureks, eks need äärmuslased karjuvad kogu aeg ääre peal, eks ole, marginaalid, aga siis olukorras, kus puuduvad selliselt pigem tsentristlikumaatel jõududel lahendused inimeste elujärje parandamiseks, et selleks, et ühiskonnas nagu elu kokkuvõttes ikkagi paraneks, siis kui sul neid lahendusi ei ole, millegi pärast oled seal suutmatu, siis on see kiusatus minna sõda pidama mingile teemale, me kõik teame, on teemad, millest rääkides toas hakkab temperatuur tõusma, et inimeste energiat hakkab rohkem välja tulema, lihtsalt lähebki temperatuur üles ja neid näiteid on ju maailmas palju, kuidas siis need nimetame neid peavooluerakonnas või pigem tsentristlikumad erakonnad kisuvad selle üles, näiteks Brexit on hea näide, minust abordi vastu võitlemise teemad, eks ole, abielu võrdsus, kõik sellised emotsionaalsed teemad, mis inimeste elujärge ei paranda mitte ühestki otsast, aga on sellised kõvad võitluse, emotsionaalse võitluse kohad. Ja siis see peavooluerakond tõstab selle teema kilbile, aga kui me vaatame maailma kogemust, mitte pikas perspektiivis, mitte kunagi need peavooluerakonnad ise ei võida sellest lõpuks. Alati lõpuks tulevad kuskilt äärmuslased, sest nemad karjuvad veel räigemalt, veel ebameeldivamalt, jõulisemalt, topivad veel soovivad kellegi suud veel jõulisemalt kinni toppida või vastupidi kedagi veel rohkem alandada. Ja karjuvad alati lõpuks need peavooluerakonnad üle ja võidu võtavad need äärmuslased.
kuigi see peavooluerakond on selle teema justkui nagu üles toonud. Et ma arvan, et Reformierakonnaga juhtub sama asi, et see äärmuslased kisavad lõpuks nad üle, nad mõtlevad, et nemad selle võidu võtavad, ei võta. No kultuurist veel tegelikult, eks praegu ka kultuuriinimesed ise, eelkõige teatriinimesed on ju vägagi ärevusse aetud, sest et taas on see periood, kus Eesti riik peab ju mingid otsused tegema teatritele siis toe andmise suhtes ja see on juba nii palju kirgi üles kütnud ja seal teatud teatrid jäid seal nimekirjast välja. Nüüd räägitakse väga palju selle üle, kes seal siis lõpuks ikkagi otsustab, kas otsustab vastav komisjon, kes peaks seda tegema või otsustab see kultuuriminister, sest kultuuriminister on andnud nagu välja sellise veksli, et tegelikult äkki vaatame siin midagi nagu ümber, ehk oli nagu kahtlev selle komisjoni töös ja komisjon on ise nagu väga selles mõttes samamoodi tunneb ennast puudutatuna, miks siis meie tööd ei austata, me just vaatame, kuidas on see, ütleme, repertuaar, kuidas kõik see kunstiline pool on ja kõike muu sinna juurde, mis on tegelikult ju ikkagi väga suur töö, kõiki neid etendusi vaadata, kuigi need samad teatrid, kes on rahast ilma jäänud, väidavad, et mitte keegi sealt komisjoni liikmetest ei ole nende ühtegi etendust näinud, vähemasti saalis olles nii palju ma ühe teatri poolt kuulsin. Aga see kultuuri rahastamine on nagu väga oluline teema, et sellest siin nüüd viimasel ajal on väga palju räägitud ja selle koha pealt on muidugi valitsuserakonnal, eelkõige Reformierakonnal natukese teised ettekujutused, et nad tegelikult väidavad, et nad on praktiliselt ikka kõik teinud ja teinud veel paremini kui Euroopas keskmiselt, et seda kultuuri rahastada. Mina kuulasin siin ühel õhtul lavastaja Tiit Ojasoo esinemist. No mis on taas jälle pingeid külvanud. Mis ja noh, ma ei ole kindlasti selle jutuga nõus, mida ma sealt kuulsin, et noh, sealt ma kuulsin sellist tüüpilist ametiühingut juttu, et ainus probleem on see, et on raha vähe ja andke raha juurde, et kui me vaatame nii Eesti teatrite rahastamise poolt kui Eesti üldse riigi eelarve nagu panust kultuurivaldkonda, siis me tegelikult ei saa öelda, et Eesti panustaks kultuurivaldkonda vähe, pigem oleme me OSCE riikide võrdluses ülemises otsas. Ja kui me vaatame läbi aja, siis Eestis nagu panustati kultuurivaldkonda raha vähe 90. aastatel Eesti iseseisvuse algusaegadel, kui see võib-olla kultuurivaldkonna eelarve jäi kokku kuskile sinna nagu natuke üle 0,5% SKP-st, täna on ta üle 2% ja sellega me oleme pigem ka nagu Euroopa riikide võrdluses nagu esireas. Et mis on tegelikult veel oluline tendents, mis välja tuleb, kui vaadata nagu maailmapilti laiemalt, et kultuuri panustavad SKP-st rohkem need riigid, kus on tugev majandus ja kus nagu majandus kasvab. Et tegelikult ma kutsuks ka Eesti kultuuri poliitika nagu eeskõnelejaid rohkem selgitama ka kultuurivaldkonna inimestele seda nagu seost, et me saame kultuurivaldkonda, jõuab raha juurde ainult siis, kui meie riigis ka nagu majandus tervikuna nagu areneb, ehk need on nagu ühendatud anumad. Et reeglina arenguriigid, kus majandus ja elatustase on nagu nõrk, seal ongi see kultuuri rahastamine nagu 0,5% ringis nagu SKP-st. Aga miks siis Eestis on nii, et meil on, et ühest küljest me panustame protsentuaalselt päris palju kultuuri raha, aga jutt käib kogu aeg selle ümber, et igal pool on justkui nagu raha puudu. Ma arvan, et see üks esimene lähtekoht tuleneb sellest, et me olemegi väike riik ja me tihti tahame endale ülal pidada sellist nii-öelda infrastruktuuri, mis on kohane suurtele riikidele, ehk paljud asjad ongi kallimad. Ehk sul on kontserdid saali raskem välja müüa, sellepärast et lihtsalt kuulajaid on vähem ja nii edasi ja nii edasi. Samas, kui me vaatame nüüd etendusasutuste arvu Eestis, siis ma vaatasin siin statistikat, et perioodil 2010 kuni 2024 on etendusasutuste arv Eestis 3-kordistunud.
kolmekordistunud, et see on kui me oluline vaatame fakt. siin 14 aastaga. Jah, kõik tahavad toetust saada lõpuks. Vaatame siin teatriagentuuri ja statistikat, siis 2010 oli etendusasutusi seal andmebaasis 29 ja ka eelmisel aastal, siis 24. aastal oli neid 92. Nad kõik ei ole loomulikult riigi ülalpidamisel ehk tegevustoetust sai nendest 26 teatrit ja siis projektitoetusi lisaks 20 teatrit veel munitsipaal eelarvetest. Nii et kuskil laias laastus 50 ringis on kindlasti neid etendusasutusi, kes suurema osa oma tuludest saavad avalikest nagu vahenditest. Ja kui ka etendusasutuste arv lühikese aja jooksul nii palju nagu kasvab, siis ega pealtvaatajate arv ei kasva samast nagu kiiruses, mis tähendab seda, et ongi nagu raskem kõikidel ja samal ajal kes jälgib ka nagu etendusi, see teab ju seda, et meil on etendusi, kuhu on praktiliselt võimatu pileteid saada. Ehk teatud lavastuste järgi on väga suur publiku nõudlus ja kindlasti on siis teises otsas neid, kus on saalid pooltühjad ja kes ilmselgelt ilma avaliku rahata üldse toime nagu ei tuleks. Aga probleem minu meelest ongi nagu selles, et kui lahenduste poolest vaadata, et ka kultuurivaldkonnas paratamatult peab toimima teatud nagu konkurents, ja mina pigem nagu toetaks seda vaadet, et tõmbame koomale nende etendusasutuste arvu, kelle suurem osa eelarvest tuleb riigi finantseerimisest. Meil on kindlasti sellised tugevad professionaalsed teatrid, mis rahvuskultuuri edasi viivad ja mis peavad nagu olema kõrgel kunstilisel tasemel, et hoolitseme selle eest, et nende finantseerimine on olemas, aga ärme mine turgu lörtsima, ka eraetendusasutuste mõistes jätame selle nii-öelda konkurentsil avatuks, ehk ellu jääksid tegelikult need, kellele tegelikult on ka nagu vaatajaid. Ja teine pool on seesama ka teatripiletite hinnastamine, siis ka nagu riigi teatrites, mina soovitaks julgemalt kasutada dünaamilist hinnastamist, et kus on nõudlus suurem, et seal siis tegelikult ka tõsta jooksvalt piletite hinda, näiteks lennupileti broneerimise meetodil, sest täna on ikkagi reaalselt võib-olla see olukord, et inimene, kellel ei ole nagu aega ja võimalusi pidevalt jahtida seda momenti, kui piletid tulevad müügile, ta kas ei saa üldse teatrietendusele minna või ta siis ostab selle pileti järelturult juba mitmekordse nagu hinnaga. Ja kolmas pool sinna nagu juurde, et kui me vaatame spordivaldkonda, siis spordivaldkond on jõudnud oluliselt rohkem erarahastust sponsorluse kaudu, et ma arvan, et ka teatrivaldkonnas ja ka muude kunstide valdkondades oleks kasulik see, kui erarahastust oleks rohkem, ehk kui ka teatrite juhid ei mõtleks nii nagu Tiit Ojasoo, kes näeb enda põhilise auditooriumina või siis ütleme nagu kliendina mitte etenduse vaatajat, vaid Kultuuriministeeriumit. Et see põhiline fookus on suunatud sellele, et ministeeriumi kaudu riigieelarvest raha välja kaubelda, ja siis teeme natukene teatrit ka, et see on nagu vale lähenemine, ärme nii mõtle. Erarahastusele tundub, et seesama kultuuri rahastamine ei ole nagu väga atraktiivne, et sportlaste puhul võib-olla sa saad neid logosid ja asju siin väga palju täiskleepida ja kui on tugev tegija, siis ta hakkab nagu silma, et see etenduste puhul on see selline nagu nii-öelda tõesti, et seda etendust toetab või seal mingisuguseid teatud kontserte toetab. Seda tehakse loomulikult, aga võib-olla see on see selline üks probleem ka, et ei ole lihtsalt liiga atraktiivne selleks, et ei ole nagu nii-öelda väga suures pildis, kui seda ikkagi otsitakse. Tegelikult sa pead ennast atraktiivseks tegema, ütleme, head kontserdid tegelikult ju me näeme, et toetatakse küll, on kogu hooaja sponsorid ja nii edasi, et ma arvan, et küsimus on just selles, et kuhu ka see kontserdikorraldaja oma fookuse paneb. Seda muidugi. Kui on ikka, piletid on ikka
täielik defitsiit, et lihtsalt täiesti lootusetu, ma isegi ei oska võrdlust tuua Eesti tänapäeva elust, kus veel on nii suur defitsiit nagu teatripiletitega. Ma ei oska, mul ei tule isegi ühtegi mõtet pähe praegu. Ja siis samal ajal nähakse lahendust, et riik andku raha juurde, et kui on defitsiit, siis saab hinda tõsta. Nii lihtne elus ongi. Jah, saab teha nii, et mitte kõigil istekohtadel, vaid osadel tõstad. Aga nii lihtne ongi, et ei ole vaja käia nii-öelda riigilt alati raha küsimas, et on muid lahendusi ka. Aga mina ei julge kindlasti õpetada teatritegijaid, et mul puudub sellest igasugune pädevus, aga poliitikuid julgen õpetada küll. Et tunnen, et mul on midagi öelda, et ma kultuuriministrile tahan küll öelda, et vaata ei saa, et kui on mingi otsustusprotsess välja mõeldud, ja siis selle otsustusprotsessi tulemusena tuleb tuleb tulemus nagu tuli, et keegi sai rohkem, keegi sai vähem ja mõni jäi päris ilma. Vaat siis ei tohi hakata võbelema. Sest siis juhtubki täpselt see, et kui nagu tuntakse seda, need raha küsijad tunnevad ära selle tunde, et kui me nüüd kõvasti hakkame nüüd suruma ja siin segadust külvame ja möllame selle teema ümber, siis muudetakse otsus ringi. Vot seda ei tohi olla. Et kõigil peab olema selge, lähtume sellistest kriteeriumitest. Kriteeriumid on pandud sellisesse tabelisse. On, ei ole. Ja siis tuleb sealt tulemus välja, nii kui tuleb, ja siis peab minister ka ütleb, jah, nii on. Mitte nii, et oi, ma ei tea, siin tehti komisjonis ja komisjon tegi tööd ja mingi tabel tuli siit kuskilt ja me olimegi otsustatud, et nii otsustatakse. Ja see on protsess ja nii on. Ja siit tulemus tuli, siis ei ole mõtet enam võbeleda. Need osapooled peavad sellest aru saama, et see ma olen absoluutselt nõus Ojas ühe mõttega, et kultuuriminister peab leidma konsensuse. Mis pagana konsensus? Kõik tahavad raha juurde saada, mis konsensuse juttu teate? See on nii naeruväärne. Ei ole mingit konsensust, on see, et poliitik peab julgema otsustada. Aga otsustusprotsess peab olema kõigile selge arusaadav. Ja nii, et kindlasti mõni ei ole rahul, midagi teha, konsensust ei ole, aga nii me otsustasime. Millega ma olen nõus, ütleme selle kriitikute poolega selles osas, et kui tõesti nüüd on olukord nii, et me oleme siin novembri teises pooles, järgmisest aasta, pole selge, palju järgmine aasta keegi siis täpselt toetust saab. Vot seda, ma olen nõus, et need otsused peaks varem ära tegema. Mitte praegu neid arutama, kui siin on inimestel sisuliselt nagu kuu aja pärast mingi olukord käes, nad ei saa aru, mis siis teevad. Hoian inimest palgal ja hoia inimest palgal. Tõesti. Aga see jälle näitab seda võbelemist ja sellist ebakindlust, et miks varem neid otsuseid ei võinud teha. Teinud ära, otsustanud ära, selge, edasi. Nii et võbelust on ja loomulikult kultuuriminister kindlasti oma resumee kaitsmiseks tahtis natuke tagasi tõmmata ja näidata, et on ikkagi kultuuri... Kas ta renomii nüüd saab sellest paremaks? Ei saa vastupidi. Ei saa kindlasti, et tõmbas sellega endale veel rohkem seda nagu nii-öelda kultuuri inimeste viha siis kaela. Jah, just. Aga sõbrad, milliseid võbelusi siis juba järgmises saates räägime ja teieni toome, eks seda selgub 2 nädala pärast. Kindlasti väga palju poleemikat põhjustas ka see minu väljaütlemine siin Tallinna lumelükkamise teemal, millest eelmises saates rääkisime, et hoiatasin siin häid lindlasi, et kindlasti jälgige seda teemat ja Tallinna lumetõrje või siis lumehooldus või teedehoolduslepingutes ei ole sellist sees, et ta peaks kuskil hakkama see firma käsitsi seal kuskil kõnniteedet lund lükkama, tehakse seda seal, kus saab, et tegelikult see läks liiga kalliks, aga mida ma olen ise nüüd märganud selle 2 nädala jooksul, linn on väga palju seda teemat üles võtnud, on olnud ka linnaosa valitsustes erinevad kohtumisi seal inimestega, täna näiteks 20. novembril on see Lasnamäe linnaosa valitsuses, kus siis räägitakse täpselt kõik ära, kus ja kui palju siis seda lund lükatakse, aga mulle tundub taustalt vaadates, et tegelikult see on kõik ikkagi sellise asja silumine, et mida tegelikult tõeline talv kaasa toob ja mis moel hakkab siis see lumelükkamine ja teehooldus ja tänavate hooldus peale, seda me näeme juba siis, kui see esimene lumi ka siin Tallinnas korralikult maha tuleb, et võib-olla algus läheb libedalt, aga kui seda tuleb palju, kes seda teab. Pole halba ilma heata, üle Eestimaa seda lund juba on olnud päris mitmes kohas ja kindlasti ootame pingsalt ja põnevusega eelseisvat talve ja kindlasti ka seda samat poliitikatalve, sest see tundub, et pakub meile taas ikkagi teemasid. Kõike head, jagage saadet ja kohtume taas.